siin doktor Heigo Ritsbeck, rahvusvahelise Püha Katoliku Kiriku kardinal ja taas meie loengusari kirikust ja jätkame mõtteid seoses armulauaga. Eelmisel korral rääkisime lepingu tähenduses, mis asi leping on ja mainisime seda, et kui Jeremia oli seda kuulutanud, Hesekiel oli kuulutanud, siis 500 aastat ükski prohvet ei kuuluta. Enne kui Jeesus ütleb ülemises toas need kuulsad sõnad, see on uus leping minu veres. Ja siis kreeka keeles on kaks sõna uus jaoks. Üks on uus selles tähenduses, et ta on uus samas liigis või jaotuses. Näiteks me võiksime öelda, et ma ostsin endale uue auto. See tähendab, et endine oli ka auto, aga nüüd ma ostsin ka auto, aga see on uus auto, parem auto või uuem auto või midagi taolist. Aga teine uus sõna tähendab, et olemuslikult on midagi muutunud. Mitte ainult see mingisugune uudsus ei ole nagu seal väliselt mõningates asjades, vaid see on täielikult midagi uus. Näiteks sul oli enne jalgratas ja ütled, et nüüd ma ostsin endale auto. See tähendab, et sul enne autot kui sellist pole üldse olnud. Sul oli jalgratas. Ja vot siin kasutatakse just nimelt sellist sõna. See on uus, see on Jeesuse sõnum, seda pole kuskil varem olnud. Kõik see, mida Jumal on varem teinud, kõik, mis ta oli tõotanud Abrahamile, Moosesele, Taavetile, kõik see on siin sees. See on minu veres. Ja sel hetkel, mis Jeesus seda ütles ta, et ta surm ei ole mitte mingi õnnetusjuhtum. Ma suren, ütleb Jeesus, see veri, mille ma valan, ütleb Jeesus, on uue lepingu veri. See pole tragöödia. See surm oli konkreetse eesmärgiga. Inimkond peab astuma lepingu osadusse Jumalaga. Aga pole kedagi, kes oleks võimeline minema ja tegema lepingu Jumalaga. Mida siis Jumal teeb? Jumal tuleb ise meie maailma, saab inimeseks, üheks meist, üheks inimkonna seast ja meil on inimene Jeesus. Samas on Jeesus maailma looja ja nii teebki Jumal uue lepingu. Jeesus jäi inimeseks, muide, ka peale taevasse minekut. Miks? Kui ta oleks loobunud sellest, siis leping oleks ju läbi. Aga leping kestab edasi. Looja on minu vend. Uskumatu. Ta on üks meie seast, aga palju enam kui see. Kust tuleb surm sellesse lepingusse? Ainus kord, kui sa sured, on see, kui sa murrad lepingut. See õnnetu härg pidi surema, eks? Kui sina murrad lepingu, siis sina sured, aga inimesed, kes olid lepingusse haaratud, ei saanud surma. Ainult lepingu tegijad said surma. Mida siis Jeesus teeb, kui ta sureb? Ta võtab lepingu murdja koha. Ja Jeremia ja Hesekiel kõnelevad sellest, kuidas me saame tagasi sellesse algsesse situatsiooni nüüd. Kui Jeesus sureb, siis ta sureb kui see, kes on rikkunud kõiki Jumala lepinguid alates Eedeni aiast. See on ka põhjendus, miks me loeme, kui Jeesus on ristil, ütleb, isa, miks sa oled mu maha jätnud. Kogu maailma patt. Me ei oska seda ette kujutada. Kui suur, kui masendav see kõik oli pandud Jeesuse peale. Jeesus seisab oma isa ees kui kõigi aegade lepingu murdja. Kõigi Jumala seaduste murdmine, mida sina oled eales teinud või veel teed, oli pandud Jeesuse peale ja kõikide teiste inimeste oma. Tema võttis meie pattu. Ja sellepärast löödi ka Jeesus risti väljaspool linna, sest sinna löödi risti kõik lepingu murdjad. Jeesus võttis nüüd selle koha ja sellepärast meil ei ole enam vaja härgi ja muid ohvriloomi. Jeesuse veri on küllaldane. See on lõpetatud. See on triumfaalne hüüe. Enam ei ole lepingu murdmist, sest tema võttis kõik selle enda peale. Lugesime Jeremia Hesekieli tekstidest, mina teen uue lepingu. See ei ole inimese tegu, see on Jumala tegu. Jumal on algatanud
Jumal on initsieerinud kõike seda. Me väga tahaksime tänapäeval ka ristiusku teha kuidagi siis inimese keskseks ja et mina otsustasin ja mina tegin seda ja mina. Aga tegelikult Jumal on see, kes alustab neid kõiki neid asju. Kui Jeesus oli üles tõusnud, oli ta füüsiliselt täiesti terve, kuid tal olid armid, kus ta risti löödi ja oda temasse pisteti. Ja Johannese ilmutuse raamatus näeb püha apostel Johannes talle, kes oli tapetud. Tal on ikka veel need armid. Leping on tehtud. Mida me siis teeme seal lõpus? Meil on söömaaeg. Jeesus ütles, kui me sööme ja joome, siis me tuletame meelde seda, mida tema on teinud. Meie probleem ei ole mitte selles, et kas osaleme, kuidas me oleme sellel nädalal olnud. See on otsustatud. Sa ei ole küllalt hea olnud. Loomulikult pole. See laud, see ühisissanda laud ongi mitte headele inimestele. Ja kui see nii ei oleks, siis peaksid sa ise astuma lepingusse Jumalaga. Sul poleks Jeesuse verd siis tarvis. Ja mida me saame öelda? Kõige selle peale. Ei saagi midagi muud öelda. Ütleme aitäh. Tänan Jumal sind, sa oled kõik teinud. Ja sellepärast inimesed tulevad armulauale, nad vastavad Jumalale. Mitte preestrile, kes annab need elemendid. Kristus ihu antud sinu eest. Ja mis on inimese vastus? Aitäh. Ehk aamen. See on nii. Midagi muud ei ole öelda. See on Kristuse veri, mis on malatud sinu eest. Aamen. Midagi muud ei ole öelda. Ja kui ma panen leiva suhu, tõstan karika huultele, siis selle ma kinnitan, et oma lepingu esindajas Jeesuses Kristuses olen ma nüüd lepingus Jumalaga. See on lepingu uuendamine. Midagi ei ole siin lepinguliselt seotud minu käitumisega. Kõik on seotud tema käitumisega. Ja lepingu söömaaeg, sellest saadi vanasti palju paremini aru kui ka nüüd. Kui iidsel ajal britid tapsid kristlasi, siis teadsid nad, et Šotimaal läksid kristlased enne päevatõusu armulauale. Nad panid oma elukaalule, et seda teha. Ja briti sõdurid teadsid seda, otsisid kristlasi, et neid hävitada. Nad teadsid, et kuskil mägedes saavad kristlased kokku ja nad tabavad ühe 12-aastase tüdruku. See tüdruk on teel armulauale. Nad küsivad, kuhu sa lähed? Mida nüüd vastata? Kui ta räägib tõtt, ei tapeta mitte ainult teda, vaid ka teised. Aga see tüdruk mõistis lepingu söömaja olemust. Teda vastas nendele sõduritele. Minu vanem vend on surnud ja ma lähen ta testamendi ettelugemisele ja minu osa kättesaamisele tema pärandist. Ja teda kinni võetud. Siis me tõepoolest võtame vastu oma pärandi selles uues lepingus. Püha vaim teeb selle. Jeesus Kristus on Jumala paremal käel. Kui tuleme armulauale, siis püha vaim, Jumala vaim, Jeesuse vaim on meie vastuvõtja. Ja püha vaim toob meieni eriliselt lepingu söömajal. Püha vaim teeb selle Kristuse ihuks ja vereks. Temas on kõik tõotused jah ja aamen. Sa ütled, et ma ei suuda seda uskuda. Jumal ütleb, sinu vastus ja meie kõigi vastus sellele, mis on sobiv, on